tere, mina olen Peeter, vaatate videoblogi Näeme uues. Täna tutvun 6 Tallinna mõisaga. Tegu siis Paldiski maantee ääres olevate mõisatega. Ei keskendu niivõrd ajaloole, vaid sellele, mis neist siis järgi jäänud on ja kuidas nad tänapäeva tänavapilti siis mõjutanud on. Oma rännaku aluseks võtan sellise raamatu nagu Tallinna mõisad ja mõisakesed autol Alo Särg. Aga ega siit midagi, kui juba kohe esimest mõisa uurima. Estonia suvemõis, teise nimega ka Schmidti suvemõis, asus siis praeguse Paldiski maantee 48A territooriumil. Rajati 18. sajandi lõpul, hoonestuse hulka kuulusid väikepuidust 2-korruseline peahoone ja 2 kõrvalhoonet. Nende taha jäi väike park. 1938. aastal lammutati viimased suvemõisa majad. Praegu aga pole mõisast mitte ühtegi jälge ning mõisa krundil asuvad praegu Tallinna trammi- ja trollibussikoondis ja Tallinna Vesi. Kes iganes on sõitnud hipodroomi juures Paldiski maantee ja Mustamäe tee ristmikul, on tähele pannud rohelist planku ja teateks, näed, seal plangu taga on see hullumaja või Seevaldi vaimuhaigla. Aga tegelikult seesama maja, mis paistab rohelise plangu tagant, on olnud kunagi Seevaldi suvemõis, rajati 19. sajandil. Alles 1898 kingiti mõisamaad Eestimaa vaimuhaigete hooldekande seltsile ja mõni aasta hiljem asutati Seevaldi haigla. Kui tulla nüüd siia rohelise plangu taha, siis siin on peamaja näha tagantpoolt. Korstnad on konserveeritud ja maja ise on kaetud tänapäevase kunstiga. Aga selline omamoodi kontrast, et tänaval on tihe liiklus, autod, tänapäev, siis siin on selline natuke vaiksem, aga vanemad majad ja park ja pargipuud. Mõisa peahoone ja tall-tõllakuur on konserveeritud kujul säilinud. Territoorium ise on Põhja-Eesti regionaalhaigla valduses ning siin asub ka psühhiaatriakliinik. Kerneti suvemõis rajati juba 1780. aastal ja seal on tegutsenud lühikest aega siidi trükkimise vabrik. Aga praegu asub see Paldiski maantee 117 ehk siis jääb Paldiski maanteest lõunasse ja Mustjõe lähedal. Ja säilinud on peahoone kui ka kõrvalhoone. Viimane on juba natuke rohkem lagunenud. See on siis Mustjõgi ja Paldiski maantee paistab seal ees. Ja kui nüüd siit jõe äärest minna, siis siit on siis näha mõisat ja tema kõrvalhoonet. Kõrvalhoone on nüüd kahjuks juba täitsa lagunenud. Peamaja on õnneks suudetud säilitada ja praegu on see korter elama. Mustjõe suvemõis, asukoht siis praegune Paldiski maantee 82. Siin siis vana kaarti vaadates Mustjõe suubub siis siit merre. Vasakkaldal olid siis peahooned ja paremkaldal olid siis rohkem suplusasutus ja park. 20. sajandi alguseks jäid mõisahooned hooletusse ja lagunesid. 1923. aastal tehti ehitistes põhjalik remont ja peahoonesse rajati 10 korterit. Aga 1990. aastal peahoone põles ja jäi seeajaks varemetesse. Nii et lõppkokkuvõttes ei ole mõisast väga palju hooneid säilinud. Kui Mustjõe vasakkaldal on juba uued elamud ja need siis vanad mõisahooned ei ole siin üldse enam näha, ära lammutatud ja uued peale ehitatud, siis paremkaldal on näha veel vana suppelmaja varemeid. See on siis ainuke hoone, mis siis veel säilinud on sellest mõisa kompleksist. Nii palju, kui ma siin ringi vaatan, see suplusmaja taga metsas, mis siis ennem oli parkmets, et praegu on see siis täiesti ära metsistunud. Võib-olla mõned vanad puud siit on veel meenutavaks seda parkmetsa, mis siin kunagi oli. Siin metsas ekseldes tundub, et on ikka säilinud veel üks maja mõisa kompleksist. Võiks arvata, see on jääkelder või lihtsalt kelder tollest ajast.
siin on paar tiiki, üks siinpool, teine sealpool. Võiks arvata, et need olid ka olemas siin mõisa kompleksi all, osa sellest mõisapargist, sest siin tundub, et on üks sild, mis on kokku varisenud, et siis jalutajad said rahulikult üle selle vee silma minna. Praegu on siin jah näha kokku varisenud, nii et tekkinud on kaks erinevat tiike. Siit võiks pakkuda, et läks puieste või allee näha suuremaid puid ühel ja teisel pool. Aga ega seda ei oska praegu öelda, võib-olla kui kõrvutada vanu kaarte, kus on need vanad jalgteed peal, võib-olla siis saaks paremaid aimu. Aga teatud kahtlus on jah, et siit läks selline allee. No nii, siit samast raamatust seda kaarti vaadates, siis see oli see suppelmaja, see on kelder ja see oli see silla koht, mis ma siin leidsin. Ja see puieste ilmselt oli siis see. Ja selgub, et siin on tegelikult üks teine silla koht ka veel. Noh, võib proovida, kas sellega üles leiab. Aga näha on, et siis tegelikult siit oli nagu Haru jõgi ilmselt suubus lõpuks siia Mustjõesse. Kui siin metsas inimene väga ei tegutse, siis on hoopis asunud siin tegutsema kobras. No nii-öelda söömisjäljed on siin näha. Korralikult näkitsenud siin. Haabersti linnamõis asus siis praeguse Paldiski maantee 96 aadressil. Kui vaatada vana kaarti, siis peahooned asusid Paldiski maantee ääres, oli ka kõrvalhooned ja taga ka park ja paar tiiki. Peahooned praeguseks säilinud ei ole. Ainuke hoone, mis on säilinud, on siin tagapool siis asuv vana kuivati. Praeguseks on see hoone siis renoveeritud, eemal paistab siis ka Audimaja ja võib veel öelda, et säilinud on ka vähemalt üks põlispuu. Siin on näha, kus jämedus siin on. Et võib ainult ette kujutada, et see puu on tunnistajaks olnud kõigele sellele muutustele, mis siin ümberringi on toimunud. Vanade majade lammutamine, uute rajamine, Rocca al Mare keskuse rajamine. Ja muideks ongi Rocca al Mare keskus praegu oma parkelaga. See oli siis vana mõisa karjamaa. Lisaks oli mõisal ka veski, mis siis asus praeguse loomaaia territooriumil, nii-öelda ka Veskimägi. Lisaks oli aga linnamõisal ka 3 kõrtsu. 11 asus praeguse Circle K koha peal. Nüüd selles mõttes saab paralleeli tuua, et tol ajal pooli sai jalga puhata ja einet võtta, siis praegu on siis sama koha peal midagi analoogset. Teine kõrts oli Mustjõe ääres ja 3. juba Kadaka kõrts. Tänapäeval on siis mõisast tulnud ka linnaosa nimi Haabersti, aga on ka Mõisa tänav Audimaja ja Rocca al Mare keskuse vahel. Viki suvemõis, ka Viki mõisa, asub siis Sõudebaasi tee 18, 21, 23 territooriumil ehk siis kohe Harku järve ääres. Peahoone oli ühekorruseline poolkelpkatusega paekivihoone. Esifassaadi ilmestas 2-korruseline pealeehitisega veranda. Praeguseks on kahjuks peahoone põlenud ning põhimõtteliselt varemetes. Peahoone kõrval paistab ka üks kõrvalhoone, mis selle otstarve oli, ei oska praegu öelda. Mind pani aga imestama, et kui kirjelduse järgi tegu peaks olema paekivihoonega, siis praegu vaadates on see telliskivihoone. Et arvatavasti on siis seda hoonet siin hiljem renoveeritud. Raamat mainib, et on säilinud ka natukene alleed mõisa ja Paldiski maantee vahel. Seda ma siin metsas hetkel ei osanud küll vaadata, küll aga võib arvata, et mõned sellised suuremad vanemad puud siin kohe lähedal on veel mõisa pargi jäänused. Mõisa nimi Viki mõisa on praeguseks säilinud uuselamurajoonina, mida kohe siia samasse lähedal rajatakse. No nii, mõisa ringkäik hakkab läbi saama, nii nagu ka siin Harku järve ääres päike hakkab loojuma.
aga mis siis kokku võtta? Kui järgmine kord sõidate mööda Paldiski maanteelt, siis võite ju mõelda, et kus see Haabersti linnaosa nimi on tulnud. Praeguse Rocca al Mare keskuse maadel asunud Haabersti mõisa järgi võiks ju arvata. Minu jaoks kõige suurem selline üllatusmoment või huvipakkuv moment oli tegelikult Mustjää suvemõis. Et seal metsa sees on tegelikult see vana suppelmaja, jääkelder ning võib vaevata ka seda vana parki. Täitsa omapärane. Nii et kui seal natukene võib-olla korda teha, selline matkarada teha, oleks see veel palju ägedam. Minu poolt kõik ja näeme uues. Siin kohe lähedal on ka Vikimõisa mets. See pakub ka midagi huvitavat. Siin on näha üks hunnikest. Ei tea, kas see on ka Vikimõisa ajast. Igatahes tulekolle on ka siin olemas. Et kas või asu kohe sisse elama.